Ja neid me näeme täna õhtul veel. Õhtu teises pooles esitavad nad oma kontserdi, kuid neil on veel olulisi ülesandeid. Tere tulemast kõigile siia Järvakandi kultuurihalli tähistama ühendatud Kehtna valla 8. aastapäeva. Teeme suure aplausi meile kõigile, et siin on väga olulised inimesed kohal. Minu nimi on Kristo Elias, võib-olla kes teab seda fakti, et ma olen üles kasvanud Raplamaal ja tegelikult elanud osa oma elust suvesid veetnud ja ka haridusteed omandanud tegelikult Kehtnas. Ja ma tean väga hästi teekonda bussijaamast lasteaeda ja aiamaale ja tagasi, ma tunnen teda siiamaani nagu oma 5 sõrme. Ja käisin seal tõesti erinevaid seiklusi läbi Kehtnas. Tänasel päeval kondan võib-olla rohkem Kehtna valla rabades ja Kehtna vald on mul siiamaani südames. Ja üldiselt ma künnan siis ikkagi tele- ja raadioajakirjaniku põldu Eesti Rahvusringhäälingus, aga täna on mul suur au olla siin ja olla see inimene, kes siis loeb ette nende inimeste kirjeldused, kes saavad tulla siia ette ja pälvida need erinevad aukirjad ja tänukirjad ja nii edasi. See tunnustuste nimekiri on siin päris pikk. Minu töö on lihtne siin, ma loen ette, teie töö on samuti lihtne. Kui te kuulete oma nime, tulge siis rahulikult siia ette ja naeratage. Midagi erilist, rasket siin ei olegi. Ja muidugi on praegune aeg põnev ka siit vallajuhtide poolt vaadates, kes hakkavad siia ette tulema ja neid tunnustusi kätte jagama, sellepärast, et teame küll, mis juhtub nädala pärast või siis tegelikult ei tea üldse, mis juhtub, kust poolt hakkab tuul puhuma, kust poolt hakkab päike paistma, kes hakkab seda valla elu siis korraldama. Selle jutuga tahan öelda, et see kõik on ju teie kätes, minge kindlasti valima. Nii et minu poolt on praegu sissejuhatus tehtud, annan sõna nüüd Kehtna vallavanemale, palun Tanel Vikk siia lavale avakõnet pidama. Palun! Lugupeetud volikogu esimees, hääd kaasteelised. Mulle see väljend meeldib, kaasteelised. Jaan Kross on kasutanud seda väljendit oma raamatpeates. On ju terve elu üks pikemat sorti teekond ja peagi lõpeb aasta lihtsalt üks osa teest. Aga ka viimane 4 aastat, kui valla tegemisi ja toimetamisi on aidanud suunata just see volikogu ja vallavalitsus on olnud teekond. Mida öelda? Oli see vast veits. Kui üritada seda iseloomustada ühe sõnaga, siis võiks selleks sõnaks olla turbulentne. 2021. aasta valimistelt teele minnes olid hoopis teistsugused ootused. Aga alanud sõda ning kobarkriis, mis senini muide kestab, keskvalitsuse poolt ellu kutsutud segased maksumuudatused ja kõik eelpool loetletust tulenevad mõjud muutsid selle teekonna üllatust rohkem. Kihutasime justkui ilma tuledeta pimedal kruus ja mägi teed. Ja kõigest hoolimata võime seda aega lugeda õnnestunuks. Erinevate osapoolte poolt valijatele lubatud asjad on enamuses tehtud ja tegelikult palju rohkem. Suutsime kiiresti kohaneda ja ümber häälestuda. Julgesime teha otsuseid, mis vahel olid ka valusad. Suutsime kõvasti parandada Kehtna valla mainet. Meid teatakse, meist räägitakse ka palju kaugemal, meist võetakse eeskuju ja meie otsuseid tihti ka kopeeritakse. Ka elanike rahulolu küsitlused näitavad, et oleme Eesti tipus. See kõik sai juhtuda ainult tänu volikogu ja vallavalitsuse koostöö. Me oleme kriisist väljumas palju tugevamana kui sinna sisenedes. Ehk siis oleme elav tõestust juba klassikaks saanud lausest, ühte head kriisi ei või lasta raisku minna. Aitäh kõikidele, kes aitasid olla, otsustada ja olid sellel teekonnal kaasas. Arvan ja loodan, et nõustute minuga, et möödunud perioodile võiks panna hindeks tugeva 4. Alati saab paremini
ja alati saab rohkem, aga see on loomulik. Aga nagu Ülemise vanakese legendis öeldakse, ei saa kunagi valmis Tallinna linn ja ei saa ning ei tohigi saada valmis mõni muu omavalitsus. Peame alati püüdma asju veel paremaks teha, muuta seda, mis ei ole toiminud. Kui juhi arvates enam paremini ei saa, on juhil aeg minna. Võin kinnitada, et plaanid ja mõtted järgnevateks aastateks on olemas. Täiesti teadlikult ma ei hakka ette lugema, millised objektid said korda või rajatud või millised sisulised valla elu mõjutavad otsused tehtud. Kuna on valimiseelne periood, siis viisid või teised räägivad seda kõik uude volikogusse kandideerida. Tahaksin rääkida hoopis teistest toredatest inimestest, kes meis Kehtna vallas ümbritsevad. Jah, nagu igas peres või kooliklassis on ka siin inimesi ja kogukondi, kes omavahel paremini suhtestuvad või vastupidi. On ka erimeelsusi, aga nagu ütles president Karis, on oluline jääda viisakalt eriarvamusele. Me tunnustame täna paljusid tublisid Kehtna elanikke. Häämeel on tõdeda, et on keda tunnustada ja häämeel on, et see nimekiri ei kordu aastast aastasse. Loomulikult on eriti aktiivseid sädeinimesi, keda näeme igal pool ja kõikjal õlga alla panemas või midagi organiseerimas. Ja on neid, kellele on südamelähedane mõni kitsam teel. See on täiesti normaalne ja tavapärane. Oluline on, et kogukond ja üldsus laiemalt paneb nende inimeste või ühenduste pingutusi tähele, paneb õla alla ja tunnustab tehtud. See annab jõudu ja tulemus. Toon ühe näite. Mida võib teha üks kogukond, näeme me ka siin Järvakandis. Spordiplats sai valmis just kogukonna toel. See oli selgelt meeskonna töö. Selleks, et segakoor hästi kõlaks, on vaja nii sopranid, alte, tenoreid ja bassi. Väga headest solistidest ei pruugi saada hästi kokkulevat koori. Sama kordub ka ühes meeskonnast. Ka siin on vaja isikuid, kes kannavad erinevaid rolli. Seda on ilmekalt kirjeldanud Meredith Belbin oma meeskonna rollide mudelis. Meeskond vajab innovaatoreid, võimaluste otsijaid, viimistlejaid, asjatundjaid, juhte, teostajaid, kujundajaid. Selle mõistmine aitab luua meie keskkonda, milles inimesed saavad anda ennast parima. Järvakandi spordiplatsi näide on just see, kuidas ise tekkeliselt tekkis hämmastav kooslus. Belbini mudeli kehastus pistegi ära suure asja. Kogukondade toel tehtud suuri tegusid oleme näinud veel paljudes kohtades üle Kehtna valla. Vaerepere, Ingliste, Lelle, seda nimekirja võib õnneks pikalt jätkata. Olen kindel, et see trend jätkub ka edaspidi, sest keskkond, mida me oma kodukohas loome, sillutab teed järjepidevusele, sillutab teed kestusele. Ja lõpetuseks tahan ma veel kord tänada kõiki kaasteelisi, et olete olemas. Koos suudame palju, koos suudame olla edukad, koos suudame toota turvatunnet. Usun Kehtnasse. Ilusat pidu! Suur tänu vallavanamine selle kõne eest, ma nüüd toon selle mikrofoni siia alla ja see mikrofon on tegelikult mõeldud teile, kes te siia ette tulete, aga me ei sunni kedagi siin rääkima, aga see on võimalus, kui keegi tahab midagi öelda, siis see mikrofon on siin olemas. Ma olen natuke siia poole. Niimoodi. Me läheme nüüd asja juurde ja kõigepealt visualiseerin teile pildi loodusest, just nagu loodusfilm tuleb teie ette. Nagu me teame, on Kehtna vallas palju tublisid ja aktiivseid inimesi, nagu on metsas metsaelanikke, kes kõik oma panusega hoiavad seda ökosüsteemi elus ja õitsvana. Ja täna peatume nende juures, kes lõppeval aastal eriti silma paistsid. Need elanikud on nagu tugevad puud või säravad lilleõied, kelle panus valla hüvanguks on sageli nii suur, et seda mõõta on sama keeruline kui kokku lugeda kõiki puid metsas või tilku vihmavees. Just nemad väärivad meie tänu ja tunnustust. Ja palume taas lava ette vallavanem Tanel Viksi, kes on välja andnud järgnevad tänukirjad.
Väikese kogukonna jaoks võivad kõige suuremad hetked sündida just ühistest ettevõtmistest. Lelles on laste rattarallist saanud oodatud traditsioon, mille õnnestumiseks on vaja olnud suurt hoolt ja järjepidevust. Tänukiri panuse eest Lelle laste rattaralli traditsiooni hoidmisel ja korraldamisel. Sille ja Tambet Valinu. Märtsi keskpaik tõi Kehtna põhikooli kokku suure hulga noori, kes avastasid teaduse ja tehnika põnevust. Inseneeriapäeva töötoad pakkusid neile praktilisi kogemusi ja näitasid, kuidas loodus- ja täppisteadused võivad kujuneda tulevaseks elukutseks. Tänukiri panuse eest Kehtna põhikooli inseneeriapäeva korraldamisel. Kehtna põhikool. Veerand sajandit pühendunud koolijuhtimist on jätnud sügava jälje Valtu kooli arengusse. Tugev sportlik meel ja siiras hool oma kooli vastu on kandnud kogukonda edasi. Tänukiri. Õnnitlen 25. tööjuubeli puhul Valtu kooli juhtimisel. Tänan pühendunud ja kindlameelse töö eest, mis on aidanud kaasa kooli arengule. Andres Saks. Aastat. Tegelikult eks enamus asju on 25 aastaga juba öeldud ka, et ega siin pikalt ei räägigi. Et aitäh kõigile, kellega on koostööd tehtud. See on olnud meeletu kiirtee ja ma loodan, et see läheb veel edasi. Ilusat sünnipäeva teile kõigile. Järvakandi kultuurielu on aastate jooksul rikastunud tänu inimesele, kes on hoolinud kogukonnast ja toonud kokku väga erinevaid sündmusi. Kodukohvikute päevad, kontserdid, teatrilavastused ja lasteüritused on saanud tema eestvedamisel sooja ja piduliku ilme. Tänukiri. Tänan pühendunud panuse eest Järvakandi kultuurielu rikastamisel, korraldades ja eestvedades kodukohvikute päevi, kontserte, teatrilavastusi ja lasteüritusi, mis on loonud kogukonnale ühtekuuluvustunnet ja pakkunud väärtuslikke elamusi. Katrin Jair. Tallinnas peetud Ironmani triatlon tõi kokku Euroopa tipud, kus säras ka meie oma sportlane. Eesti meistritiitel ja Euroopa meistrivõistluste pronksmedal vanuseklassis M45-49 kinnitavad tema sihikindlust ja jõudu. Indrek Raus. Kahjuks Indrek kohal ei ole. Ilmselt ta pürgib juba uute tiitlite poole, aga saab kindlasti selle tänukirja kätte. Endine jaamahoone on saanud koduks, mida ümbritseb rikkalikult õitsev ja hoolitsetud aed. Pererahva armastusega seatud ilu ulatub üle aia piiride ning rõõmustab nii külalisi kui ka rongireisijaid. Tänukiri. Tänan hoolitsuse pühendumuse ning südamega tehtud töö eest oma kodu ja meie valla kaunimaks tegemisel. Reili Kuusemäe ja Mati Sammel, Gea Palevik.
Hiljuti uue ilme saanud kortermaja paistab silma ka hoolitsetud ümbrusega, kus iga detail on läbi mõeldud. Lillekastid, pingid ja maitsekalt lahendatud jäätmemaja annavad tunnistust elanike ühisest panusest ja hoiakust. Tänukiri. Tänan hoolitsuse, pühendumuse ning südamega tehtud töö eest kortermaja ja meie valla kaunimaks tegemisel. Lasteaia tänan 2 korterühistu, Kehtna Alevik, palun esindaja siia. Kaerepere kogukonna arengut on saatnud inimene, kes on väsimatult panustanud vabatahtlikuna ja vedanud eest olulisi ettevõtmisi. Suurt väärtust on loonud just need algatused, mis on seotud Estonia järve ja selle ümbrusega. Tänukiri. Tänan pühendatud panuse eest Kaerepere kogukonna arengusse, vedades eest olulisi ettevõtmisi ja vabatahtlikke algatusi. Toivo Matkevitšus. Meie kogukonda on rikastanud inimene, kes on olnud valmis panustama nii oma aja kui ka südamega. Ta on kirikus hingehoidja, naiskodukaitses eestvedaja ja koguduse ajaloos esimene naissoost juhatuse esimees. Tema toetus ulatub ka kaugemale kuni abikäteni Ukraina sõjapõgenikele. Kaie Kensap. Noor sportlane on end tõestanud mitmel alal, näidates jõudu ja visadust nii kuulitõukes, odaviskes kui ka kõrgushüppes. Raplamaa koolinoorte meistrivõistlustel tuli ta kevadel koju kullaga. Tänukiri silmapaistvate spordisaavutuste eest Hanna Hansen. Tema sihikindlus ja treeningute järjekindlus on viinud suurepäraste tulemusteni. Üks saavutustest on kuldmedal Tallinna Open 2025 maadlusvõistlustel, lisaks mitmed medalid teistelt turniiridelt. Tänukiri silmapaistvate spordisaavutuste eest Daniel Samuel. Ja seda kahjuks siin täna ei ole. Järelikult pürgib juba uute tiitlite poole. Kehtna staadionil toimuvad regulaarsed noorte jooksutreeningud, mis on andnud vallale mitmeid häid tulemusi toonud sportlasi. Treeninguid veab Erik Horn, kelle pühendumus ja järjepidevus on innustanud noori liikuma ja sporti armastama. Erik Horn. No nii, ma loodan, et teie aplausi käed alles saavad soojaks. Tänukirjad on küll otsa lõppenud, aga tunnustamist väärt inimesed tegemised Kehtna vallas õnneks pole otsa lõppenud. Nimekiri on mul siin veel väga pikk, meil on inimesi, keda tunnustada. Ja kujutame ette taas pilti looduse vallast, et kui tänukirjad on nagu väikesed seemned, mis panevad südamed soojenema, siis aukirjad on juba tugevad puud, mis ulatuvad kõrgele taeva alla. Nad näitavad, et siin kogukonnas märgatakse tõeliselt suuri tegusid ja panuseid. Täna on meil au jagada neid aukirju neile, kes on oma töö ja pühendumusega vallaelu rikastanud. Ja nagu metsas, kus tugev puu varju pakub ja silma rõõmustab, nii säravad ka nemad terve valla heaks. Kehtna vallavalitsuse aukiri.
Tubli koorijuht, kelle käe all kõlab muusika alati hingestatult. Viis laulupeole koguni 2 koori, lastekoor Kraaks ja naiskoor Korbus. Lastekoor osales seekord valikkoorina, mis tähendas, et lisaks tavapärasele lastekoori repertuaarile tuli selgeks õppida ka valikkooride lood. Korbus tegutses aastaid segakoorina, kuid 2024 aasta sügisel uue hooaja alguses selgus, et meeshääl ei ole piisavalt, et pääseda laulupeole. Ja koorijuht ei mõelnud hetkekski tegevuse lõpetamisele. Vastupidi, ta ütles kindlalt, et Korbus läheb laulupeole naiskoorina. See otsus kandis vilja, tänu suurele tööle ja pühendumisele laulsid mõlemad koorid 2025. aasta juulis laulukaare all. Koorijuht tunnistas, et kui ta nägi oma lauljaid laval, käis jutt südame alt läbi. Aukiri lauljate poolt tunnustatud koorijuhile Ea Hark! Järgmine Kehtna vallavalitsuse aukiri. Järvakandis on koht, kus klaas räägib lugusid ja hoiab endas terve kogukonna mälestusi. Seal on läbi aastate saanud kokku kohalike inimeste ettevõtlikkus, ühine töö ja siiras soov hoida alles midagi erilist. Tänu sellele seisab täna Järvakandi klaasimuuseum, millel täitus tänavu 25 tegutsemisaastat. Muuseumi algus oli seotud kohalike elanike ja toonase vallavalitsuse ning volikogu toetusega. Aja jooksul kasvas aga vajadus tugevama juhtimise järele. 2004. aastal sai muuseumi juhatajaks Allan Kima. Tema käe all algasid projektide kirjutamised ja tänu EAS-i toetusele ehitati klaasikoda, mis avati 2007. aasta mais. Kultuuriministeeriumi toel valmis näitusemaja, oma osalusena mõeldud tööd, hooviala korrastamine, aia rajamine ja laste mänguväljaku ehitus tehti ühistalgutel. Kui alguses piirdus muuseum ainult püsiekspositsiooniga, siis Allan Kima juhitud aastad tõid pidevat täienemist. Tema eestvedamisel on kogusid rikastatud ning hoolt kantud, et eksponaadid peegeldaksid mitte üksnes Järvakandi, vaid kõigi Eesti klaasitööstuste ajalugu. Aukiri klaasipärandi hoidjale Järvakandis Allan Kima! Jah, lähedalt nurga inimesed ikkagi kas jäävad hiljaks või on praegu klaasikojas. Aga pole hullu. Aitäh praegu vallavanemale. Vallavanem tuleb õige pea tagasi. Kutsun nüüd aasta tegusid kätte andma Kehtna vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimees Mait Järvik ja aseesimees Allar Läll. Siia ette, kes saavad vaheldumusi neid tegusid kätte jagada. Ja suuname taas kõigepealt kultuuriteo puhul pilgu kõikvõimsa looduse poole. Kultuur on nagu metsaalune kevadel. Alguses tundub kõik vaikne ja tagasihoidlik, aga kui vaatad lähemalt, tärkavad, kasvavad ja sirguvad seal ideed, lood ja laulud, mis panevad terve kogukonna särama. Täna tunnustame neid, kes hoolitsevad meie kultuuri metsaaluse eest. Need, kes külvavad loovust, koristavad tolmu ja lasevad kogukonnal õitseda värvides ja helides. Ja kultuuritegu 2025. Juba 12 hooaega on see meeskond korraldanud Lelles mälumängu. Oktoobrist aprilli kogunevad huvilised iga kuu viimasel pühapäeval, et panna end proovile 3-liikmelistes võistkondades. Mälumäng on leidnud palju poolehoidjaid. Osalema tullakse ka väljaspoolt Lellelt ning koha peal on koguni 2 välisvõistkonda. Küsimused panevad kokku korraldajad ise, vahepeal pakub kuulajatele muusikalist hingetõmbeaega elav kitarrimäng. Pärast mälumängu kogunetakse alati kohvilaua taha, kus jagatakse muljeid ja arutatakse vastuseid. Hooaja viimasel kohtumisel tunnustatakse kõiki osalejaid ning traditsiooniks on saanud, et igaüks saab auhinnaks raamatu. Lelle mälumängu erilisus peitub ka külalistes, kes 2 korda hooaja jooksul, vabariigi aastapäeva paiku ja hooaja lõpuüritusel mänguga liituvad. Nii on Lellesse jõudnud Madis Milling, Jüri Ratas, Marina Kaljurand, Lavly Berling, Aivar Mäe ja Raivo E. Tamm. Samuti on kohalikud inimesed saanud kohtuda mitmete tublite tegijatega, teiste seas Kalle Hamburgi, Jaan Sildoja ja Tanel Politkoga.
Lisaks oma kodukandi mängudele on sama tiim aidanud korraldada ka Kehtna valla linnu aasta 2025 mälumängu. Aasta kultuuritegu 2025 on Lelle mälumängud, Margus Pillau, Vaigo Argel, Marina Madisson ja Katrin Talu. Kui soovite midagi öelda, siis mikrofon on teie. Lelle mälumäng on 26. oktoobril. Olete oodatud. Järgmiseks haridustegu, suuname oma pilgu taas looduse poole. Haridus on nagu väike seeme, mille me külvame noore meelega pinnasesse ja alguses võib tunduda, et ta kasvab aeglaselt, aga kui teda kasta huvi, uudishimu ja toetusega, sirgub ta lõpuks tugevaks puuks, mille oksad ulatuvad kaugele ja pakuvad varju ning vilju ka teistele. Täna tunnustame neid, kes aitavad meie kogukonna taimede kasvul, sest just nemad muudavad meie tulevikku roheliseks, viljakaks ja säravaks. Haridustegu 2025. Igale lapsele on kodu ja kodupaik kõige armsam koht maailmas. Paik, kus kohtuvad kodu ja ajalugu. 23. mail esitasid Mai Pärt ja Sille Valinu uut koduvalla aabitsat. Raamatut, mis on loodud suure hoole ja südamega meie valla väikestele kodanikele. 9 aastat tagasi vahetult enne haldusreformi ilmus esimene aabits. Selle loo peategelane Päikeriin alustas toona oma kooliteed. Nüüd põhikooli lõpetamise eel teeb ta armastusega uue tiiru koduvallas, seekord juba koos Järvakandiga, mis on saanud meie vallaks. Uus aabits kutsub rännakule, kus lugude kaudu saavad tuttavaks meie inimesed, paigad ja kodutunne. See on soe ja põnev teejuht, mis seob üheks tervikuks minevikku ja tänase päeva, just nii nagu meie vald väärib. Aasta haridustegu 2025 on koduvalla aabitsa loomine, kutsume ette Mai Pärt ja Sille Valinu. Tule kõik kõne. Mai ütles, et ta käsib midagi öelda. No tegelikult on see aabits ju läbi ja lõhki olnud ikkagi Mai. Mina olen lihtsalt natuke aidanud kaasa ja toetanud teda sellel teel, aga suurepärane asi on valmis saanud. Ma loodan, et väga paljud lapsed saavad sellest Kehtna vallas osa. Aitäh kõigile! Tagasihoidlik, siis mina ütlen seda, et me istusime, kui me saime kokku, ma mõtlesin, et ma viitsin hakata seda kokku kirjutama ja mõtlesin, et olgu, kui Sille mulle kohe hea ütleb, siis kirjutan. Ütleski. Aitäh. Aitäh, palju õnne. Järgmisena sporditegu. Ka sporti võib kujutada läbi looduse. Sport on nagu jõgi. Alguses võib tunduda, et vool on liiga kiire või kivid on teel, aga kes julgeb ujuda ja lainetes mängida, jõuab lõpuks merre. Tugevamana, rõõmsamana ja täis energiat. Meie spordisõbrad, treenerid ja vabatahtlikud on nagu need väikesed ojakesed, mis toovad kogu kogukonna elavusse, liikumisse ja meeskonna vaimu. Täna tunnustame neid, kes aitavad meil kõik koos ujuda paremasse vormi ja kes teevad seda määratus näol. Sporditegu. Ta on alati kohal, kui on vaja anda head nõu või jagada ausat tagasisidet. Tema ettevõtlikkus ja siiras soov näha arengut on spordimaja meeskonnale motiveeriv. On julgustav, et väikeses kogukonnas on inimene, kellele läheb sügavalt korda, kuidas Valtu spordimaja edeneb. Tema enda sõnad ütlevad kõik. Olen siit väiksest kohast pärit ja tahan kogukonnale midagi omalt poolt tagasi anda. Teeme Valtu spordimaja jõusaalist Raplamaa number 1 jõusaali.
Ja need ei ole jäänud ainult sõnadeks. Tänu tema panusele on jõusaali sisustus ja akustika saanud uue taseme. Ta on meie spordimaja püsiklient, kes näitab oma tegudega, kui tähtis on kodukoha arengut toetamine. Aasta sporditegu 2025 on Valtu spordimaja jõusaali arendamine. Joonas Laur. Ja lisaks sporditeole on 2025. aastal välja valitud ka aasta sportlased. Aasta sportlane 2025. Jalgpallis suudavad väravad lüüa paljud, kuid sihikindlust, treenitust ja meeskonna nimel pingutamise tahet jagub vaid vähestele. Noortekoondise särgis on ta näidanud, et suudab kanda vastutust ja olla eeskujuks ka rahvusvahelisel tasemel. 2024. aasta U16 eliitliiga hooajal tõusis ta liidriks, kes lõpetas hooaja parima väravakütina. Samas liigas tuli ta oma Kohila püsivuse võistkonnaga ja Raplamaa jalgpallikooli ühisnaiskonnaga välja ka suur töövõit. Esikoht, mis jääb kauaks meelde. Aasta sportlane 2025 on Maribel Laidmets. Ja meil on veel teinegi aasta sportlane. Maadluses loeb rohkem kui jõud. Vaja on visadust, täpsust ja kindlat meelt. Just neid omadusi on ta korduvalt tõestanud nii kodustel kui ka rahvusvahelistel võistlustel. U15 panuseklassis jõudis ta Euroopa meistrivõistlustel väärikale kohale ning tuli Eesti meistriks. Samal Inter kuulub talle ka U17 panuseklassis. Nooremate kõrval suutis ta end maksma panna ka vanemate seas. Võites U20 Eesti meistrivõistlustel hõbemedali. Rahvusvahelisel areenil lisas ta oma auhinnakogusse võidu Eduard Kütsepa maadlusturniiri ning 3. koha Georg Lurichi mälestusvõistlustelt. Aasta sportlane 2025 on Dominik Samuel. Ja paraku Dominik pole ka praegu kohal, aga kindlasti saab ka oma auhinna kätte. Ja läheme nüüd noorte valdkonna juurde, jällegi loodusfilm teie ette. Noored on nagu värsked võrsed kevadises aias. Nad sirguvad kiiremini, kui vanad puud paiskavad välja uusi ideid ja toovad värvi tervesse kogukonda. Mõnikord näivad nad metsikult kasvavad, aga just see energia ja uudishimu hoiab kogu aeda elus. Täna tunnustame neid noori, kes oma säravate ideede ja tegudega panevad kogukonna õitsema ja tuletavad meile meelde, et elu on alati parem, kui lasta uutel võsudel kasvada. Ja noorte valdkonna tegu. Kehtna vallas on loodud uus võimalus lastele ja noortele, kes tunnevad huvi looduse ja keskkonnaga seotud teemade vastu. Loodusring koondab kokku 7–19 aastased osalejad valla eri piirkondadest, et veeta aega looduses, õppida uusi teadmisi ning viia ellu keskkonnaga seotud projekte ja töötube. Kohtumised toimuvad kord kuus nädalavahetusel valla eri paikades, vajadusel korraldajate transpordiga, et tegevustest saaksid osa ka need, kelle kodukohas huviringe napib. Tegevused on jõukohased eri vanuses noortele, vajaduse korral jagatakse rühm vanuse või huvi järgi, ringis käsitletakse taaskasutust, looduslikku mitmekesisust, võõrliike, kliimamuutusi ja keskkonnasõbralikku toitumist. Kavas on harrastusteaduse projektid, talgud, võõrliikide tõrjeks ja loodusvaatluste maraton. Partnerina on kaasatud Kohila Keskkonnahariduse Keskus, Rapla gümnaasium ja valla koolid. Teemade leidmisel toetutakse usaldusväärsetele allikatele. Loodusring aitab laiendada noorte võimalusi loodus- ja täppisteadustes, soodustab oma algatuslikke ettevõtmisi ning pakub huvi- ja õpivõimalusi kogu valla noortele. Nii et aasta noortevaldkonna tegu 2025 on huviring, loodusring ja Anette Ross ja Leanika Leisson. Meie peame nüüd küll sõna võtma, sest on juhtud nii, et
võib-olla siin võikski kõlada see üleskutse, et kõik täiskasvanud, kes tunnevad, et nad võiksid loodusringi aidata edasi vedada, siis olge võtke ühendust. Toimetame nende toredate ringidega edasi. Aitäh! Väga õiglaseks. Ja läheme sotsiaalvaldkonna juurde ning kujutage ette, sotsiaalvaldkond on nagu lilleaed. Iga sõbralik käepigistus, iga naeratus ja iga abikäsi on kui väike seeme, mis idaneb ja kasvab. Mõnikord tuleb kastekannuga vaeva näha, mõnikord tuul raputab, aga lõpuks õitseb aed täis värve ja rõõmu. Ja täna tunnustame neid, kes hoolitsevad meie kogukonna lilleaia eest. Need, kelle töö teeb meie elu õitsvaks ja soojaks. Ja sotsiaalvaldkonna tegu on lapsi, kes vajavad rohkem rahu ja individuaalset tähelepanu. Just nende jaoks on loodud eriline väikerühm, kus igal lapsel on võimalus kasvada oma tempos ja olla ümbritsetud turvalisest, hubasest ja toetavast keskkonnast. Ruumid on saanud värske ilme, soojad toonid, mänguline sisustus ja hoolikad valitud õppevahendid loovad õhkkonna, mis kutsub avastama ja liikuma. Tähelepanu on pööratud ka väikestele detailidele. Uus põrandakatte, puhke- ja pesemisruum ning erivajadusi arvestavad vahendid annavad kindlustunde nii lastele kui ka õpetajatele. Kõige tähtsam jääb aga samaks, laste rõõm. Olgu see toas ehitatud mängumaailm või õues veedetud aeg. Avastamisrõõm ei katke hetkekski. See väikerühm on samm, mis peegeldab lasteaia soovi pakkuda igale lapsele parimat. See on märk hoolivusest ja koostööst, väärtustest, mis aitavad lastel kasvada rõõmsateks ja enesekindlateks inimesteks. Aasta sotsiaalvaldkonna tegu on väikerühma avamine Kehtna lasteaed Silleri majas. Kutsume ette lasteaia juhataja Sille Valinu. Et me oleme oma teekonna alguses. See on võtnud päris palju aega ja see võtab veel aega, aga algus on tehtud. Ja me tõesti siiralt südames tahame pakkuda parimat, ise õppides ja ise kogemust saades, nii et see on väga suur tunnustus ja me võtame selle oma meeskonnaga tõesti suure südamega vastu. Aitäh teile! Aitäh, palju õnne! Järgmiseks majandustegu. Ka majandust võib võrrelda metsaga, mul on siin pikem jutt, aga ma ei hakka seda isegi rääkima. Aga räägime selle, kes pälvib majandust teab. Vana raudtee lammutati, kopad möllasid, killustik krõbises masinate all ja iga uue rööpa paigaldus tähendas suuremat turvalisust ja kiirust. Vahetati välja nii alus kui ka pealisehitus, geotekstiilist kuni rööbaste, liiprite ja pööranguteni. Ükski detail ei jäänud juhuse hooleks. Tänu uuendustele saavad reisirongid liikuda esialgu 120, hiljem kuni 160 km tunnis. Lelle ja Keava said kaasaegselt ülesõidud ja ohutud ülekäigud. Lelles rajati värske perroon, turvaline ülekäik ja kergtee ühendus. Keavas uuendati samuti perroon ning loodi uus jalakäijate ülekäik ja kergtee. Kõik see kokku ei ole ainult killustik ja betoon. See on võimalus liikuda kiiremini, turvalisemalt ja mugavamalt. See on investeering tulevikku, mille mõju kestab aastakümneid. Suure töö tulemuseks on kaasaegne raudteelõik. Majandustegu 2025 on raudtee uuendamine Kehtna vallas. Eden Raudtee aktsiaselts. Teine aplausi, kahjuks nad kohal ei ole. Aga me viime selle auhinna kindlasti teile rongiga kohale. Seda me lubame. Ja nüüd kutsume siia kaunemat kodude auhindu üle andma vallavolikogu esimehe Katrin Anto. Ja aplausi. Ja kaunimad kodud, et ka kaunis kodutalu või kodu on ju nagu väike universum, seal on oma elu, oma rütm, oma saladused. Kodutalu pole ainult maja ja seinad, see on koht, kus kasvavad ideed, sõprussuhted ja rõõmsad hetked.
ja täna peame meeles neid kodusid, mis hoiavad mälestusi, toovad naeratuse ja panevad südame kiiremini põksuma nii omadel kui ka möödakäijatele. Esimene kaunem kodu. Metsaääre küla südames avaneb koduaed, kus iga detail on hoolikalt läbi mõeldud. Täpselt viimistletud istutusalad, läbimõeldud taimede valik ja oskuslik sovitamine ümbritsevaga loovad harmoonilise terviku. Uus orteensete ja okaspuuvormide eesaed koos maitsekalt paigutatud kividega mõjub eriliselt väärikalt. Jalutades avanevad igast turgast uued vaated ja põnevad detailid, mis pakuvad avastamisrõõmu. Puitehitised ja istumiskohad sulanduvad loomulikult kogu aia stiili, andes ruumile hubase ja kutsuva ilme. See on aed, kus igal sammul leiab silm midagi kaunist. Kaunist kodu 2025 on Tohtri maja omanikud Katrin ja Raul Velleste. Ja teine Kehtna valla kauneim kodu. Või koduomanik ei taha just midagi öelda. Kaerepere külas on aed, mis on kasvanud ja kujunenud viimase 8 aasta jooksul metsaaia stiilis paigaks, kus loodus ja inimese käsi moodustavad ühtse terviku. Kõrvuti kasvavad mustikad, maasikad, püsililled ja okaspuud. Vahel on jäetud ka mõni looduslik taim, mis annab kogu aiale ehedust ja metsikut ilu. Peenardesse põimitud kõrrelised toovad siia erilise iseloomu ning loovad seose ümbritseva loodusega. Roikad, kivid ja käbid on leidnud uue koha ning räägivad lugusid looduslähedusest ja harmooniast. Paljud taimed on kasvatatud oma käega, seemnest või pistikust, lisades igasse nurka isiklikku ja loomingulist puudutust. Nii on sündinud hubane ja mitmekesine metsaaed, kus iga samm pakub avastamisrõõmu. Kauni koduaia 2025 on loonud Ati, Kristi ja Martin Haas. Ja nüüd lähen aasta küla juurde ja ma kutsun siia seda auhinda kätte andma vallavolikogu kogukonna komisjoni aseesimees Leanika Leisson. Teeme aplausi ka ikkagi. Ja ma loen selle kirjelduse ette, kes on aasta küla. Kui inimesed hoiavad kokku ja loovad traditsioone, sünnib midagi enamat kui lihtsalt elupaika. Siin on välja kujunenud sündmused, mida oodatakse alati suure rõõmuga ja kus tunnevad end koduselt kõik põlvkonnad. Külapäev koos kodukohvikute, laste rattasõidu ja õhtuse peoga külaplatsil on saanud suve üheks tippsündmuseks. Aastavahetuse pidu toob rahvamajja alati rohkem soovijaid kui kohti jagu. Igal aastal valitud teema annab sellele erilise sära. Juba 12 hooaega on toimunud mälumäng, mis ühendab teadmishimulisi inimesi üle kogu paiga. Noortele pööratakse suurt tähelepanu. Lapsevanemad panustavad vabatahtlikult, et leida lastele arendavaid ja huvitavaid tegevusi. Suviti oodatakse väga noortekas suvelaagrit. Aasta ringi toimuvad ka talgud, jõululaat ning ühiselt tähistatakse vabariigi aastapäeva. Spordielu hoiab elavana kohalik MTÜ, kelle eestvedamisel hooldatakse hokiväljakut. See pakub tegevust nii noortele kui ka täiskasvanutele ning talvisel ajal kogunetakse siia ka jäädiskodele. Avalikus ruumis on paigaldatud 6 mälestuspinki, mille igaüks jutustab oma loo ja pakub samas jalutajatele puhkuse hetke. Viimased aastad on toonud mitmeid olulisi uuendusi. Mänguväljaku kiiged said uue ilme, avati värske ja korrastatud kauplus ning lisandus pakiautomaat. Kriisideks on valmistatud samuti. Rahvamajja loodi võimalus kasutada generaatorit ning varuti esmavajalikke tarbeid, et kogukond saaks turvaliselt kokku tulla ka keerulisel ajal. Kõik see teeb sellest paigast elujõulise ja hooliva kogukonna, kus iga põlvkond leiab endale sobiva tegevuse ning iga inimene tunneb, et tema panus on väärtuslik.
Kehtna valla aastaküla 2025 on Lelle Alevik. Ja nii, kes on Lelle Alevik esindajad, komme siia. Ärge olge tagasi hoidlikud, kuule võtta. Lelle oli aastaküla aastal 2015. Täna on 2025. Kui teha väike arvutus, siis 2035 jälle. Aitäh märkamast ja püüame edasi tegutseda üheskoos. Aitäh! Aitäh, palju õnne! Ja läheme sädeinimeste juurde ja sädeinimesi võiks võrrelda mesioste või sipelgatega. Nende esmapilvel väikese, aga pideva töö ja energia toel sünnivad suured asjad. Nad ei maga kunagi, kui kogukonnas on vaja näiteks tolmu pühkida, ideid külvata või lihtsalt naeratusi jagada. Ja nagu looduses, kus üks õrn lill võib meelitada kogu aiatäis värve ja elu, nii võivad ka meie sädeinimesed panna terve valla särama. Täna on meil suur rõõm ja au neid tunnustada. Nad on kui tiivulised imed loodusest, tihti nähtamatud, aga hädavajalikud. Sädeinimene 2025. Ta hoiab korraga nii raamatuid kui kogukonda. Raamatukogus on tema käe all sündinud mitmed algatused, mis toovad inimesi kokku. Käsitööhuviliste kohtumisõhtud, reedene vestlusring ja eakate kokkusaamised. Ta on kohal igal koosolekul, toetab nõuga ning aitab ürituste elluviimisel. Tema panus ei piirdu ainult raamatukoguga. Ta on juhtinud kooli hoolekogu, olnud kultuuriseltsi juhatuses ja seisnud selle eest, et Keava inimesteni jõuaks kino. Tema tegemisi on märgatud nii tänukirjade kui ka tunnustustega. Kogukond teab, et ilma tema vabatahtliku tööta oleks paljud toredad ettevõtmised sündimata. See inimene on Kehtna raamatukogu töötaja ja Keava laenutuspunkti raamatukogu hoidja Evelin Saare. Ütleme nii, et korraldada sa võid, aga kui inimesed sinna sündmusele või üritusele ei tule, siis sa võidki nüüd teha. Suur aitäh kõigile, kes nendest ettevõtmistest osalevad. Aitäh! Aitäh! Mõtleks teie vahepeal mikrofonil ja üldse kartma, see ei ole kole koll, see on ainult vahend, mis toob teie hääle esile tervele saalile. Aga sädeinimene 2025. Teine inimene. On inimesi, kelle kohalolek muudab ruumi koheselt soojemaks ja elavamaks. Kairepere kogukonnale on selliseks inimeseks saanud üks naine, kelle silmad naeratavad ja kelle ettevõtmised loovad igapäevaellu rõõmu. Tema tegemistes on ühendatud siirus, loovus ja järjekindlus, just need omadused, mis annavad kogukonnale suure väärtuse. Tema eestvedamisel on Kaireperes sündinud advendisündmused, koorilaagrid ja ühislaulmised. Lisaks algatustele on ta alati ise valmis käed külge panema. Olgu plakatite jagamine, sponsorite leidmine või lastega esinemine. Tema ideed ei jää paberile, vaid muutuvad sündmusteks, mis liidavad inimesi ja jätavad jälje. Kõige selle juures on ta ka abikaasa ja ema, aga kogukonna süda ja hing. Ta märkab, kuulab ja hoolib, innustades ka teisi kaasa tulema. Kairepere on temaga rikkam ja tugevam. Täna tunnustame inimest, kelle teod muudavad Kairepere rõõmsamaks ja ühtsamaks. Merili Vinter-Kivi.
Aitäh! Mõned eile olid tunnistajaks, et unustasin sõnad, mis mul oleksid pidanud peas olema ja täna teid niimoodi järsku. Mul tulevad meelde Hando Runneli sõnad, millele Pärt Uusberg on viisi teinud. Armastus on kõige all. Ja minu enda sõbranna kirja pandud luuletus, tema nimi on Anu Kokk, kes kirjutas nii, et armastus on kui puu, millel kasvavad su enda viljad. Et nii nagu eelnevalt öeldi, et üksi ei saa asju teha, eriti kogukonnas. Et ikka koos ja armastuse poolelt ongi see, et need asjad, mida ma teen ma armastusega. Et see on oluline minu arvates nende asjade juures, mida ma teen. Armastus oma kodukoha vastu, kogukonna vastu. Armastus iseenda vastu, et õigel hetkel vahel ka ei öelda ja siis jälle uue energiaga edasi minna. Ja kinnitan, selline tunnustus annab uut energiat ja et uusi tegusid teha. Aitäh! Aitäh! Jelma! Läheme nüüd aasta teo juurde ja kutsun siia Kehtna valla peamist auhinda andma vallavanem Tanel Viksi. Ja visualiseerime, kui eelmine kõneleja ütles, et armastus on nagu puu, siis aasta tegu on nagu suur tammepuu Kehtna vallas metsas. See ei kasva üleöö, aga kui ta juba juured kord alla saab, siis varju ja tugevust jätkub kauaks. Iga aasta sünnib meie kogukonnas tegusid, mis panevad teised mõtlema. Ohoh, kas see tõesti sündis siin samas, meie vallas. Need on need teod, mis jäävad kestma. Ja täna tunnustame neid, kes on oma käte ja südamega teinud midagi nii suurt, et ka loodus ise peatus hetkeks ja ütles tubli töö. Aasta tegu. Veel mõni aasta tagasi oli staadion pigem väsinud plats. Täna on see aga muutunud paigaks, mis kutsub liikumisele igas vanuses inimesi. Seal ootab nüüd 200 meetri pikkune jooksurada, tartaankattega korvpalliplats, kaugus- ja teivashüppe võimalused, kuulitõukesektor ning välitreeningu trenažöörid. Ning mis kõige tähtsam, tänu uuele sadevee kanalisatsioonile ei pea keegi enam muretsema, et staadion vihmamäe alla mattub. See suur muutus sündis 2 etapis. Esimese sammu tegi 2024. aastal Klaasi pealinna kool MTÜ, kes rajas kogu edasisele ehitusele tugeva vundamendi. See tähendas vanast loobumist, pinnase vahetamist ja uute torustike rajamist. Tööd, mis ei paista alati silma, aga millele toetub kogu ülejäänu. Teine etapp valmis 2025. aastal, kui vald tellis ja rahastas pealise ehituse. Just siis rajati uued rajad ja mänguväljakud, hüppekohad ning turvaline katend atraktsioonide alla. Koos sellega uuendati ka kõrval olev kergtee ning soetati vajalik spordiinventar. See on kingitus tervele kogukonnale. Koht, kuhu saab minna sportima, kohtuma ja lihtsalt liikuma. Selle taga on visadus, koostöö ja usk, et meie inimesed väärivad parimaid tingimusi. Kehtna valla aasta tegu 2025 on Järvakandi kooli spordiplatsi rajamine. Kutsume tunnustust vastu võtma Regina Jõhvikas, Jevgeni Pärg ja Rait Männa. Ütleme, et see tähelepanu, mis see plats on saanud, on tohutu, kuigi me ise tegijatena selle sees olles tegime lihtsalt tavalist tööd, asja, mida me oskasime, igaühel oma ülesanne, aga nähes, kuidas seda tähele pannakse ja valla üleselt ühelt või teiselt poolt kuuled jälle, et te olete nii ägeda asjaga hakkama saanud.
siis järelikult me olemegi. Et tänan märkamast ja see tähelepanu annab kindlasti inspiratsiooni edasi minna ja uusi projekte teha. Aitäh! Olukorrast rääkida ja inimest kiita otse mikrofonisse ei tule tihti ette, siis ma seda pean kasutama. Vallavanem tõi selle spordiplatsi ehitamise, valmimise heaks näiteks kogukondade koostööst. See reis kestis, konkreetne reis kestis 1,5 aastat. Keeruline on nimetada neid mitmeid nimesid, kes kaasa lõid. Ma ikkagi tooks välja Margus Sepp, Järvakandi kooli kehaluskasvatuse õpetaja, kes hoidis aastaid teema kuuma. Siis Mait Järvik, kes oli kohal nõujõuga kogu aeg. Siis jah, ma praegu hetkel ei oska juurde nimetada. Küll aga ma olen talle rääkinud mitu korda, et ilma temata see sünnis. See projekt kestis 1,5 aastat, alustades sellest, et me lõime selle MTÜ, siis korraldatud sai see talgupäev, tehtud sai neid videosid, siis inimene oli kohal, riisus, sõitis traktoriga, riides ehitajatega, oli läbirääkimistel laua taga. Ja ma räägin inimesele, et sa oled ikka kuratine tubli. Regina, aitäh sulle! Ja nüüd, nagu inimesed, liigume edasi nagu jõgi samm-sammult allikatest laiema vooruni. Oleme jaganud täna tänu ja tunnustust, aga ees ootavad need hetked, kus tunnustame tõelisi valla rahne. Ja teenete märk on Kehtna valla kõige kõrgem autasu. Ja palun neid kätte andma volikogu esimees Katrin Anto. Kehtna valla teenete märk number 33. Mõni unistus jääb lapsepõlve lehekülgedele, mõni aga saadab inimest läbi kogu elu. 8. klassi kirjandis kirjeldas üks tüdruk oma soovi töötada kord värvilõhnases ruumis. Nii ongi läinud ja sellest on saanud elu, mis on jätnud sügava jälje nii haridusse kui ka kultuurilukku. Ta on maalikunstnik ja õpetaja, kellel on olnud jõudu ja oskust kujundada terve põlvkondade mõttelaadi. Üle 30 aasta on ta töötanud Kehtna kunstide koolis, andes õpilastele lisaks kunstiharidusele ka kindlust ja eluhoiaku. Tema käe all on kasvanud nii professionaalseid loomeinimesi kui ka neid, kes on viinud kaasa hoopis laiemalt kultuurset tundlikkust. Tema loominguline mitmekülgsus ei piirdu klassiruumiga. Tema kavandi järgi on sündinud Rapla maakonna tippauhind Rapla redel. Paekivist ja metallist koosnev teos sümboliseerib liikumist läbi raskuste kõrgemate väärtuste poole. Seda auhinda on välja antud juba alates 1998. aastast ning see on saanud sümboliks, mida teatakse kogu maakonnas. Tema panust on nähtud ka väljaspool kunstiõpetaja ametit. Ta on vedanud maakondlikke kunstikonkursse, korraldanud näitusi ning oma loominguga rikastanud avalikke ruume ja kultuurielu. Tema töödes peegelduvad loodus, inimeste lood ja ajastu värvid, kuid eelkõige kunstniku siiras side maailmaga, mis teda ümbritseb. See elutöö ühendab õpetamise, loomingulise tegevuse ja kogukonna teenimise üheks tervikuks. See on töö, mis on kasvatanud noori, andnud maakonnale sümboleid ja kinkinud publikule kunstilisi elamusi. Kehtna vallavolikogu annetab teenete märgi number 33 Saimo Randjärvele.
soovida, et nagu kunstiõpetus on üks asi perspektiiviõpetuses, räägin lastele, on perspektiiv, on väärtusperspektiiv, et meie kooli perspektiiv oleks ka edasi, sirgjoonega jätkuks ja kõigile soovin ka seda, nagu minul on elus juhtunud, et see töö, mida ma teen, on see sama, mida ma ka hea meelega vaba ajal teeksin. Nii et suur tänu ja kõigile meeldivat õhtut. Kehtna valla teenetemärk number 34 on paiku, mis on kogukonna jaoks enamat kui lihtsalt hooned. Seal kohtuvad inimesed, sünnivad ideed ja talletub mälestus ajast. Ühe väikese raamatukogu seitel on aastakümneid kandunud edasi teadmised, kultuur ja kodukoha lugu. Selle kõige taga on inimene, kes alustas oma teed raamatukogunduses juba 50 aastat tagasi. 1975. aastal Lelles ja jätkas alates 1982. aastast Eidaperes. Tema pühendumus on teinud raamatukogust kohalikule rahvale tõelise südame. Ta on osanud kuulata lugejaid, rikastanud kogusid ja korraldanud sündmusi, mis on toonud Eidaperre nimekaid kirjanikke. Ta ei ole piirdunud ainult riiulite ja raamatutega. Juba 2007. aastal lõi ta Raplamaa esimese virtuaalnäituse kodukoha ajaloost ning rajas Eidapere virtuaalmuuseumi. Nii on ta olnud teerajaja digitaalse kultuuripärandi talletamisel. Sama tugev on tema panus kogukonna ellu. Koos naisseltsi ja külade seltsiga on ta arendanud teenuseid, aidanud luua pakipunkti raamatukokku ning osalenud ise rahvatantsurühmas. Tema tegevust on tunnustatud nii Kultuurkapitali, Rapla Keskraamatukogu kui ka Kehtna vallavalitsuse tänukirjadega. Tema töö ei ole olnud ainult amet. See on olnud elu, mis on kujundanud Eidapere raamatukogu kogukonna nurgakiviks ja andnud vallale väärika kultuurilise näo. Kehtna vallavolikogu annetab teenetemärgi number 34 Anne Idvandile. Ja Kehtna vald soovib nüüd tervitada oma aukodanikke ühe südamliku looga. Ja tšellopoisid on laval, kas teil on mõni südamlik lugu välja pakkuda? Leia, palun.
Need olid selle poisid. Nendega kohtume veel õhtu teises osas. Tahtsin küsida, kas teil neid poolneid ikka jätkub, et saate pärast pausi uuesti mängida, jah? No teine veel, väga hea, seda on hea kuulda. Ja palju õnne veel kord, kes täna tunnustuse pälvisid, hoidke üksteist siin vallas, et nagu ma ütlesin, te olete nagu üks mets koos nagu ökosüsteem, kus kõik üksteist toetavad, nii et hoidke oma Kehtna valda. Piduõhtu esimene osa on nüüd sellega läbi saanud, vaheajal ootavad teid siis nüüd maitsvad suupisted ja joogid, töötab ka baar ja kõik tunnustatud on oodatud pildistamisele ette foajeesse ja peoõhtu teine pool jätkub juba umbes kell 8 tšellopoiste kontserdiga. Ja mina soovin siit omalt poolt ka ilusat õhtut ja säravat meelt. Kohtume jälle!